Sprite nüüd täiega purgis. Proovi ise! Nüüd tasub pöörane trenn ennast ära, sest Sprite tänavakorvpall 2010 on alanud. Klikka tänavakorvpall.ee ja lenda täiega rajusse. Tšeki ka värskeid uudised ja kuumi teemasid meie Facebooki fännilehel. Mina olen siis Annik Knapp, esindan Sprite ja Coca-Colat täna. Mul on au meie väikest pressikonverentsi juhtida. Ma kogu elu olen unistanud spordiajakirjaniku elukutsest ja ma mõtlesin, et täna mul on vähemalt sporditeemaline pressikonverents, et see on peaaegu seesama ja nagu ma näen, ei ole see üldse nii lihtne, mul on veel palju arenguruumi, järgmine kord proovime paremini. Aga mind aitavad hädast välja Karel ja Reigo, kes natukene tänavakorvpallist ja meie selle aasta üritusest räägivad ja siis nagu juba öeldud, siis lähme kiirelt juba pildistamise juurde. Ma jätkan siit, et sõnajärje võtan üles, ma olen Karel Oide Eesti Korvpalliliidust ja julgen öelda sulle, et sa ei pea midagi kadestama, ma olen spordimeediaga palju kokku puutunud ja ilmselt see ei ole kõige lihtsam töö ja nagu ka täna juuresolek pildilt näha, siis kiire töögraafik ei luba neid ka sellisele tähtsale sündmusele. Aga Korvpalliliidu poolt meil on tõepoolest hea meel, et selline ürituste sari toimub juba järjepidevalt, seda korraldatakse hästi kvaliteetselt, silmapaistvalt. See on muutunud väga tähtsaks osaks Eesti korvpalli maastikust või korvpalli elust ja taustalt või taustainformatsiooni või nii palju lisada, et see spordiala on iseenesest liikumas ametliku rahvusvahelise olümpiakomitee poolt tunnustatud spordiala staatuse suunas. Nii nagu mõni aeg tagasi siis pääses saalist välja võrkpall, mida mängitakse 2-2 vastu rannaliival, siis 3-3 vastu mäng toimub esmakordselt siis FIBA maailma ja olümpiakomitee poolt korraldataval noorte olümpiapäevadel kohe eraldi võistlusena ja FIBA maailmi siis on plaani võtnud selle ürituse lülitamise olümpiamängude ametlikku kavasse. Nii et sellest võib lähiajal tegelikult tekkida ka täiesti selline iseseisev ja ametlik maailmatasemel võistlus. Ja loodetavasti see, et Eestis seda üritust juba pikalt korraldatakse, annab meile teatud eelise, konkurentsieelise selle maastikul kaasalõimisel. Reigo Vimmel olen mina tänavakorvpalli siis peakorraldaja viimased 5 aastat, nüüd 5. juubeliaasta on siis algamas Eesti meistrivõistluste sarjas, aga tänavakorvpalli on Eestis korraldatud 1993. aastast alates, mis tähendab, et suvistest sarjadest on tegemist kõige pikemate traditsioonidega spordialaga. Võrdluseks siin võib-olla mõned teised spordialad, et väga populaarsed jooksud, sügisjooks ja siis ka näiteks rulavõistlused algasid alates 2000. aastast. Tänavakorvpall on selline ala, mis siis millel on olnud oma tõusud ja mõõnad ja meil on viimase 5 aastaga jällegi väga suure tõusu ära teinud ning juba siis sel laupäeval algavatele meistrivõistlustele ootame uut rekordit osavõtjate poole pealt, aga kui siin veel edasi minna, siis selle aasta plaanides on nüüd sari lõpetada väga suure rahvusvahelise üritusega siin Vabaduse väljakul, mis oleks tegelikult või selliseks peaprooviks järgmisele aastale, kui on Tallinn 2011 programmi lisandumas või lisandunud juba ja kirja pandud suur üle-euroopaline korvpalliturniir, mille siis peaproovi teeme sel aastal, aga järgmise aasta 13. augustil on tulemas midagi suurt ja veel suuremat ja veel rahvusvahelisemat siis Tallinnas kultuuripealinna raames. Tänavakorvpalli algus ja lõpp on olnud meil viimastel aastatel, viimasel 5 aastal alati Tallinnas, aga sari on käinud läbi mitmed Eesti linnad. Sel aastal käiakse läbi 5 linna, kõige kaugem on Otepää, traditsiooniliselt alati Tartus, Pärnus
ja nüüd mitteametlikus sellises korvpallipealinnas Rakveres on ka turniir tulemas, nii et ma arvan, et selle suve jooksul üle 1000 mängija, üle 1000 korvpalluri käib sellest sarjast läbi kindlasti ja igal etapil on ka peaaegu selline 400 on kindlasti osavõtjate arv, mis on korvpalli harrastajate arvu poolest on täiesti arvestatav number ja need mängud on ikkagi terve päev otsa, mis esimene etapil siis juba laupäeval algavad. Täna siin laua taga meil on plaanis allkirjastada ka koostööleping korvpalliliiduga ja minna selle asjaga selle võrra ka ametlikumaks rahvusvahelisel tasandil, et kui me külastame siin sel suvel maailmameistrivõistluseid ja saadame Eesti esinduse Moskvasse, kus on toimumas juuli lõpus maailma kõige suurem tänavakorvpalliturniir ja kus on plaanis sel aastal luua rahvusvaheline tänavakorvpalli föderatsioon, kus ka Eesti on kindlasti on juhatuses, meil on juba see läbi räägitud, siis ma arvan ka, et siin tulevikku vaadates on tegemist väga potentsiaalse alaga ja väga loodame ka omalt poolt, ja anname omalt poolt panuse sellesse, et see alaga kunagi võib-olla sinna olümpia poole liiguks. Vast nii palju minu poolt. Kirjutame lepingu alla? Kirjutame lepingu alla. Ajakirjanik tahab juba. Ma tahtsin küsida sellist asja, et kas on oodates mingid, nagu on eeldada, et olümpialad, aga kas on eeldada, et tuleks mingi MK-sari selline nagu võrkpallana olles, mille kauges kvalifitseerub? Ja kindlasti, kindlasti tuleb mingisugune kvalifikatsioonisüsteem, et